Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna jutustan sulle 2 lugu Astrid Lindgreni sulest. Ja need on mõlemad Pullerbi laste raamatust. Ühe pealkiri on Jõulud Pullerbis ja teine Sõidame tädi Jenni juurde jõulupeole. Mõtlesin, et siin detsembris võiks kuulajateni tuua sellised jõulusemad lood. Miks Pullerbi lapsed? Pullerbi lapsed siin on väga isiklik side mul nendega olnud, et ma mäletan, kui ma lapsena seda raamatut lugesin, siis see tundus selline nagu täielik unistuste lapsepõlv. Ma oleks ka tahtnud, et minu külas oleks elanud rohkem lapsi. Meid oli väga vähe. Me olime õega peaaegu et ainukesed ümbruskonnas, veel paar last kokku elas. Ja ma nii ka oleksin tahtnud niimoodi heintes magada või naereid harvendada, kuigi ega ma tollel ajal väga tegelikult kes ikka väga ei viitsinud neid selliseid töid teha, aga kui sa raamatust nii toredasti loed, siis tundub, et hullult põnev ja lahe ja oleks nii kangesti tahtnud teha või neid öiseid retki metsa, kus nad läksid näkki otsima ja kõik need jõulude kirjeldused ja kõik see oli lihtsalt nii elav ja selle kõik saab ju panna ühe armastatuma lastekirjaniku Astrid Lindgreni seda saab kõike tajuda sellisena tänu talle, sellepärast, et tema oskus seda kõike niimoodi sõnadesse panna, neid lugusid, teha neid selliseks, mis kõnetavad nii lapsi kui täiskasvanuid. Minu meelest see on täiesti imetlusväärne. Ja Pullerbi laste puhul ju veel eriti see, et kõiki neid inimesi, see raamat ise, kogu see õhustik, see on väga selline helge ja neid lapsevanemaid kujutatakse niimoodi ja seal on samas sellist huumorit ja natukene on võib-olla tõrvatilgaks potis on kuulus Kingsepp Lahke, kelle puhul siis ikka räägitakse tema sellisest viinaveast ja õelusest, aga eks see on nagu päris maailmas, et kõik ei ole ju kogu aeg roosamanna ja imeilus ja lapsena tõesti mulle väga meeldis see raamat ja ma ikkagi nüüd täiskasvanuna ka aeg-ajalt loen episoodiliselt mingeid kas peatükke või kuulan mingeid vanu Vatt-teatril olid imelised kuuldemängud tehtud. Et need toovad kohe kuidagi sellise helge meeleolu. Ja lisaks, mis on huvitav Pullerbi laste kohta, on see, et nendes raamatutes tuleb päris selgelt välja selline esimese maailmasõja aegne Rootsi maarahva sotsiaalne hierarhia. Et seal on ju, kui sa oled lugenud Pullerbi lapsi, siis sa tead, et pullerblased kannavad näiteks hoolt ühe vaese ja üsnagi sellise haige vanainimese Löövnäsi Kristini eest. Ning tänases loos näiteks on ju kutsutud Pullerbi ja tundub, et ka ümbruskonna talude rahvas Suurkülla tädi Jenni juurde, kellel paistab olevat selline jõukam elu. Ning lisaks, selles raamatus tuleb väga palju sellist, ta annab väga hea ülevaate, sellest, milline see taluelu võis tol ajal Rootsis olla. Võib-olla mõne sõnaga ka Astrid Lindgrenist, kes võib-olla on noorem kuulaja, pole veel kokku puutunud temaga, siis Astrid Lindgren on Rootsi lastekirjanik ja tema raamatuid on tõlgitud ligi 70 keelde ja neid on avaldatud vähemalt 100 riigis. Ta sündis 1931. aastal, ehk siis 2 maailmasõja vahelisel ajal ja lahkus meie hulgast 2002. aastal, ehk siis varsti 20 aastat tagasi. Ja tema sulest on ilmunud meeletult palju raamatuid, et kui Pullerbi lapsed võib-olla kohe kellelegi ei meenu sõnaga Astrid Lindgren, nimega Astrid Lindgren, siis kindlasti Pippi Pikksukk või meisterdetektiiv Blomqvist või Madlik ja Jaanikingu põnn, Väikevend ja Karlsson katuselt, eks ole.
Neid on Väike Jorven Pootsman ja Mooses või Vahtramäe Emil või Röövlitütar Ronja, et neid tegelikult on meeletult neid lugusid ja need on kogu aeg kuidagi meie ümber ja need ei ole ära kadunud, mis minu meelest on nii tore. Et tõesti, Lindgreni kirjutisi on alati nii hea lugeda ja ma loodan, et ka sul on tänaseid jutte mõnus kuulata, et see aitab sul tekitada natukene sellist mõnusat jõulutunnet. Head kuulamist! Meil Pullerbis on 3 talu. Põhjatalu, Vahetalu ja Lõunatalu. Põhjatalus elavad Brita ja Anna, Vahetalus Lasse, Bosse ja mina ja Lõunatalus elab Olle ja tema väikeõde Kerstin. Talvel näeb Pullerbis välja niimoodi. Jõulude ajal on kõigil lõbus olla, iseäranis meil Pullerbis. Isegi varblastel on siis hea elu, sest me paneme nende jaoks viljavihud välja. Need on seal ka leevikeste ja kõigi teiste näljaste lindude tarvis. Ka meil Pullerbi lastel on jõulude ajal hea elu, vahest koguni parem kui varblastel. Nüüd ma jutustangi Pullerbi jõuludest. 3 päeva enne jõule küpsetasime piparkooke. See on peaaegu niisama tore kui jõuluõhtu ise. Sel päeval hõljus kogu Pullerbi kohal piparkoogi lõhn. See lõhn mulle meeldib, teatas Lasse. Tema küpsetas 19 piparkoogi põrsast, mina 14 ja Bosse üldsegi 11. Me tegime veel ka südameid ja tähti. Kõik me Pullerbi lapsed pidime jõulude tulekuks abiks olema. Terve päeva me vedasime vana puuveokelguga küttepuid. Kõiki neid puid me nagunii ei jõua ära põletada, ütles Olle keset seda tööd. Nüüd aitab. Ta ütles nii sellepärast, et oli laisk ega viitsinud kauem tööd teha. Aga siis ütles Olle ema. Me ei taha keset jõulusaginat laiskollest kuuldagi. Kõik peavad käed külge lööma. Muidugi mitte Kerstin. Tema istus üleval puukoorma otsas. Sõitis kaasa ning tundis sellest mõnu, sest oli alles nii väikene. Üks päev enne jõululaupäeva käisime metsas kuuski toomas. Pullerbis läheb vaja 4 jõulukuuske. See üks kuusk peab seisma Põhjatalus, üks Vahetalus ja üks Lõunatalus ning siis peab veel vanaisal olema üks väike kuuseke. Mu isa raius maha kõik need kuused peale vanaisa kuusekese. Selle raius Lasse. Brita ja Annaga sõidutasid kuuse oma tõukekelguga koju. Svip, Olle koer, tuli meile koduteel vastu ja hakkas Olle peale haukuma. Ta teeb seda ainult sellepärast, et teda metsa kaasa ei võetud, ütles Olle. Jõulureede õhtul me käisime ringi mööda kõiki Pullerbi talusid ja laulsime akendel jõululaule nagu tere õhtust perenaine, tere õhtust peremees, rõõmsad jõulud oodaku teid ees. Me olime teinud lumelaternaid, mis pimedas helendasid. Kõik on nii ilus ja nii jõululik, et mul hakkab sellest kõht valutama, ütles Anna. Vanaisa on tegelikult ainult Britale ja Annale vanaisa, aga me kõik peame teda ka oma vanaisaks. Kui lapsi nii paljukest ongi nagu meil Pullerbis, siis jätkub minust kõigi tarvis, räägib vanaisa. Me käisime tema juures kuuski ehtimas ning Anna jutustas talle, kui ilus see välja tuli, sellepärast, et vanaisa on peaaegu pime. Aga ma näen oma peas, mismoodi kuusk välja näeb, sõnas ta, ja pealegi tunnen ma ta lõhna. Loodan, et tunned lõhnast ka punaseid õunu, tähendas Anna. Kui ma veel sel õhtul magama heitsin, olin väga mures, sest minu arvates ei saanud ema kuidagi kõigega valmis jõuda. Mõtlesin, et ega neist jõuludest ikka suuremat asja ei tule sel aastal. Aga mida ma jõululaupäeval ärgates nägin? Oi, all suures toas seisis täies ehtes jõulukuusk, kaminas põles tuli ja kõik oli imetore. Jõululaupäev on vist kõige pikem päev terves aastas, vähemalt tema hommikupoolik küll. Need tunnid, kus sa käid ringi ja ootad jõulukinke, on niisugused, et neist läheb lausa pea halliks, ütles Lasse. Päev otsa sadas lund. Panime päkapikumütsid pähe ning lippasime mõnede väikeste jõulukinkidega Brita ja Anna, Olle ja Kerstini juurde ning heitsime pilgu nende jõulupuudele. Igal pool valitses jõulupuhtus. Jõulude ajal me sööme palju. Me istume suure köögilaua ümber ning muudkui sööme ja sööme. Sinki ja vorsti, sülti ja hapukala, putru ja veel palju muud. Igaüks peab pudru kõrvale salmi ütlema, lausus isa. Jõulude ajal peab seda tingimata tegema. Siis ütles Bosse nõnda. Nõnda ma enam ei jaksa süüa, nüüd tooge mu jõulukingid siia. See oli küll kõige kehvem salm, mida ma eales kuulnud olen, leidis Lasse.
Hiljem me istusime suures toas ja isa luges meile ette Jeesuslapsukesest sõimest ning pärast me laulsime, oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav. Kuid siis hüüdis Lasse, oi, jõuluvana tuleb. Me tormasime akna juurde ning vaatasime välja ja seal väljas pimedas tuligi jõuluvana kelkkinke täis. Käes oli tal latern, millega ta teed valgustas. See tundub kuidagi kurblik, arvas Bosse. Minu meelest küll mitte, sõnas Lasse. Nüüd saame jõulukingid kätte, mis sellest siis nii kurblikku on. Me saime palju jõulukinke, hulga rohkem, kui olime endale soovinud. Pärast tantsisime ka kuuse ümber. Kogu Pullerbi rahvast oli meie juurde kokku ja tantsis ümber meie kuuse. Isegi vanaisa. Kuigi tema ei tantsinud, ta istus tooli peal ja ütles ohoo ja. Aga me teised tantsisime ja laulsime seda enam. Nüüd jõulud jälle käes. Siis krõksutasime pähkled ning sõime apelsine ja martsipani. Järgmisel päeval tõusime kell 6 hommikul ja sõitsime kirikusse. Arvake ära, mis mulle meeldib, ütles Lasse. Mulle meeldib saaniga sõita, kui on kaasas tõrvik, mis paistab kaugele. Arvake ära, mis minule meeldib, ütles Bosse. Mulle meeldib aisakella helin ja veel meeldib mulle hobuse lõhn. Arvake ära, mis mulle meeldib, lisasin. Mulle meeldivad jõulud. Jah, seda muidugi tähendas Lasse, need meeldivad ju kõigile inimestele. Kirikust koju jõudnud võtsime kõik me Pullerbi lapsed oma kingituseks saadud suusad ja kelgud välja ning läksime terveks päevaks nendega sõitma. Olle oli saanud endale uisud, nii et tema oli päris omaette Põhjatalu järve peal. Õhtul käisime Brita ja Anna juures jõulupeol, mängisime pimesikku ja meresõitu ning meil oli kohutavalt lõbus. Kirstin ronis laua peale ja istus seal. Ta kartis natuke pimesikku. Aga kui tuli aeg torti süüa, siis ta enam ei kartnud. Küll on ikka jõulude ajal lõbus. Ma tahaksin, et jõulud korduksid natukene sagedamini. Kõige vahva asi terve jõuluvaheaja jooksul oli pidu tädi Jenni juures. Tädi Jenni elab ühes talus tükk maad teisel pool Suurküla. Ta kutsus ühel jõulujärgsel pühapäeval kõik Pullerbi inimesed enda poole. Meil tuli mitu tundi saaniga sõita enne, kui tema juurde jõudsime. Ema äratas meid üsna varakult ning toppis meile selga hirmsa hulga kampsuneid ja salle. Olin päris kindel, et lämbun ära, enne kui peole jõuan. Ometigi tuli ema veel ühe rätiga ning tahtis selle mulle pähe siduda, aga selle peale ma ütlesin, et kui mind tahetakse tsirkuse tolane tädi Jenni juurde viia, siis ma lihtsalt ei tule kaasa. Sõitsime oma korvsaaniga. Isa istus pukis ja juhtis hobust. Tal olid suured õlgsaapad ja alased varbad ei külmetaks. Meie saan sõitis kõige ees. Meie järel tuli Lõunatalu saan ja kõige lõpuks Põhjatalu oma. Küll kõik need kuljused tilisesid ilusasti. Olime nii rõõmsad, et hakkasime laulma, aga ema käskis kohe järele jätta, et me liiga palju külma õhku sisse jahmiks. Siis me hüüdsime üht kui teist järgmises saanis sõitvale Ollele ning tema hüüdis edasi Britale ja Annale. Kui meile heeringasalatit pakutakse, siis mina sõidan kohe koju tagasi, hüüdis Lasse. Mina ka, hüüdis Olle. Siis pidi ta Britale ja Annal selgitama, mida ta sellega öelda tahtis. Ja veidi aja pärast püüdis Olle meile, et ka Brita ja Anna kavatseksid tagasi koju sõita, kui meile heeringasalatit antakse. Kuid me ei sõitnud koju tagasi, ehkki meile anti heeringasalatit, sest meile pandi ette veel 1000 teist toitu, nii et heeringasalatit ei tarvitsenud puudutadagi. Tädi Jenil endal on ka 3 tüdrukut ja peale selle viibis peol veel terve hulk teisi lapsi. Me olime ühes suures toas ülemisel korrusel ja mängisime seal päev otsa. Välja arvatud see aeg, kus tuli söömas käia. Viimaks tüütas kogu see söömine tõsiselt ikka ära, sest niipea, kui me mõnda mängu olime alustanud, ilmus kohale tädi, kes ütles, et nüüd tuleb jälle alla sööma minna. Suured inimesed vist ei teegi peol olles midagi muud, kui ennast söövad. Tädi Jenni kõige vanema tüdruku nimi on Nanna. Me mängisime, et Nanna on nõid, kes elab siinsamas saali kõrval kambrikeses. Mängult oli kõrvalkamber tema onni ja saal paks mets. Parajasti siis, kui me metsa marjule läksime, tormas nõid oma onnist välja ja püüdis meid kinni. Oi, kuidas ma kartsin. Ma teadsin ju küll kogu aeg, et see on kõigest Nanna, aga kartsin siiski, nii nagu olnuks see tõeline nõid. Kõrvalkambris seisis suur kirst. Me mängisime, et see on nõia ahi ja nõid hakkas Lasset oma ahjus küpsetama. Aga õnneks pääses Lasse viimasel silmapilgul põgenema. Kuigi mul on juba natuke kärsahaisu küljes küll, teatas Lasse. Vahel kihutas nõid kohale ja hüüdis, kivistuge. Siis pidid kõik täitsa vagusi seisma ja me ka tohtinud oimugi liigutada. Kord, kui nõid meid jälle ära kivistas, oli Lassel väga totter väljanägemine. Ta seisis ühel jalal, keel suust väljas, hoidis kätega kõrvadest kinni ja vaatas kõõrdi.
Niisama totralt pidi ta seismagi, kuni nõid tuli välja ja ta nõidusest vabastas. Küll me alles naersime ta üle. Tädi Jenni tüdrukutel oli väga uhke nukkude kapp. See seisis saali ühes nurgas. Meie Annaga ei suutnud vastu panna ning käisime vahetevahel seda vaatamas. Nukkude kapis oli olemas köök, siis söögituba, magamistuba ja võõrastetuba ning seal elas tore nukuperekond. Nanna ütles, et nende nimed on Graf ja Grafinna Kuldmürkel. Neil oli veel ilus väike tüdruk, kes istus võõrastetoas tooli peal. Teda hüüti Isabella Kuldmürkliks. Kui suured olid viimaks söömise lõpetanud, tulid ka nemad üles meie juurde mängima. Mängisime pimesikku. Pimesik oli Olle isa. Ta silmad olid suure ruudulise taskurätiga kinni seotud. Me jooksime ja sikutasime teda kuuest nii tihti, kui vähegi saime. Pärast mängisime pantide lunastamist. Mina andsin pandiks oma väikese kuldse südamekese. Kui pante lunastama hakati, pidin tegema 3 kukerpalli. Ma tegin need ära ja sain oma kuldsüdame tagasi. Olle pidi hüüdma ahjusust sisse oma kallima nime ja kujutage, et ta hüüdis Liisa. Lasse puhkes naerma ning mul oli kole häbi. Aga Olle tegi põlgliku näo ja ütles mulle. Ma mõtlesin oma ema, aga sa siis ei saa aru. Tema nimi on ju samuti Liisa. Isal tuli keksida varese sammul ümber saali. Küll me siis saime tema üle naerda. Ma polnud veel kunagi näinud oma isa varese sammu keksimas, aga kõige hullem oli ikkagi see, mis tädi Jenni pidi tegema. Tal tuli ronida laua otsa, seista ühel jalal ja kuke moodi kireda. Ta ei tahtnud seda teha. Rumalus, ütles ta, laud ei kanna mind vana paksu inimest. No tal võis ka õigus olla, sest tädi Jenni kaalub ligemale 100 kilo. Me mängisime kaua ja kõigil oli lõbus. Ainult meie Annaga hiilisime vahetevahel jälle kapi juurde Isabella Kuldmürklit vaatama. Kõige parem tädi Jenni peo juures oli see, et pidime tema poole öömajale jääma. Mulle meeldib magada võõras kohas. Kõik tundub siis nii erakordne ja iseäralik. Isegi lõhn on hoopis teistsugune kui kodus. Meid oli peol kokku 14 last ja need kõik pandi ühte ritta magama tolle sama suure mängutoa põrandale. Küll on vahva põrandal magada. Meil olid põhukotid all, aga linu ei olnud, paljad tekid. Kui me juba magama olime heitnud, tulid kõik täiskasvanud meid vaatama. Siin see noor Rootsimaa lamab, nii et mõõda meetriga, ütles isa. Kui nad minema läksid, pidime magama jääma. Kuid on peaaegu võimatu, et 14 last ühe korraga vakka jääksid. Nanna rääkis meile suurtest varandustest, mille keegi rüütel oli ammu aega tagasi siin läheduses maha matnud. Lasse tahtis kohe keset ööd seda välja kaevama minna, aga Nanna ütles, et seda varandust ei leia keegi üles, sest on ära nõiutud. Seepeale ma uinusin. Me ei sõitnud koju enne kui järgmise päeva hilisel pärastlõunal. Enne kui me Pullerpisse jõudsime, läks juba päris pimedaks. Koduteel ei hüüdnud me üksteisele mitte midagi, sest me olime nii väsinud. Naaldusin saani korjule ja vaatasin üles tähtede poole. Neid oli palju, nii hirmus palju ja nad olid nii kaugel. Siis pugesin ma veelgi sügavamale nahksesse saanitekki ning laulsin vaikselt endamisi, nii et Lasse ja Bosse ei kuulnud. Vilgu, pilgu, tähesilm, küllap on sul taevas külm. Ma loodan, et me tuleval aastal saame jälle tädi Jenni juurde jõulupeole sõita. Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni! you